Tere kõigile! Mina olen Ingrid Roosileht ja olen Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise 4. kursuse tudeng. Hetkel töötan ka startupis, mis arendab vesinikdroone. Startupi nimeks on SkyCorp. Ja täna räägin ma teile natukene lennundusettevõtlusest Eestis. Lennundusvaldkond kui selline on juba üle 100 aasta vana ja aastal 1903 toimuski siis esimene juhitud mootorlend, mille viisid läbi vennad Wrightid. Ja see on justkui selline murranguline punkt ajaloos, mis hetkest hakatakse siis lennundusarengut täpsemalt siis jälgima. Ja selle 100 aasta jooksul on nii mõndagi juhtunud, aga tänaseks päevaks oleme me välja jõudnud punkti, kus tegemist on äärmiselt globaalse äriga, kus kõik riigid peavad süsteemide ja lendude ladusaks toimimiseks tegema väga-väga tihedat koostööd. Ja sellest saadi juba üpriski varakult aru ja aastal 1944 loodigi täpselt selle koostöö tagamiseks, et kõik toimiks ilusti, selline organisatsioon nagu ICAO ehk siis International Civil Aviation Organization ehk siis rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsioon. Ja nemad siis panevadki paika standardid ja kohaldavad mingisuguse raamistiku, mille sees siis kõik riigid ja kõik lennuettevõtted siis toimetavad, et tagada ühtne turvaline lennundusruum. Eesti on selle ühingu liige alates aastast 1992. Lisaks ICAO-le on siis ka piirkonniti erinevad üksused, mis siis saavad veel kohaldada seadusandlust ja natukene seal regulatsioone võib-olla. Ja Euroopa Liidus ongi selliseks, Euroopa Liidu tasandil on siis regulatsioonide väljaandjaks Euroopa Komisjon. Ja siis kõik nende poolt loodud reeglistikud ja määrused on kindlasti kooskõlas nende samade ICAO standarditega. Ja kõiki neid reegleid peavad siis kõik liikmesriigid ka täitma. Aga lisaks sellele, et meil on rahvusvahelised organisatsioonid, on meil ka Eesti-siseselt natukene need rollid jaotunud. Täpsemalt siis niimoodi, et meil on reguleeriv roll, mida kannab siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Nemad siis tegelevad Eesti lennundusseadusega. Nad panevadki siis täpselt piirkonniti paika Eesti lennundusseaduse, kõik reeglid. Ja seda, kas ja kuidas neid seadusi täidetakse, kontrollib siis pädev asutus, milleks Eestis on Transpordiamet. Mõnda aega tagasi oli tegemist veel Lennuametiga, aga siis erinevad ametkonnad ühinesid ja nüüd meil on üks suur Transpordiamet, kus siis on lihtsalt lennundusosakond ja nemad teostavad siis järelevalvet. Aga mitte ainult järelevalvet. Lisaks sellele tegelevad nad ka litsenseeritud lennunduspersonali lennulubadega ja lennundustehnika sertifikaatide väljaandmisega, lennundusjulgestuse ja lennuohutuse küsimustega, mis on kõik väga kriitilised ja nad teevad väga-väga tänuväärset tööd selles mõistes. Ilma nendeta ei oleks meil ühtegi eestlasest pilooti näiteks. Ja väga huvitav fakt siia juurde veel, et lennundus ongi just tänu sellele põhjalikule järelevalvele ja nendele regulatsioonidele kõige turvalisem transpordiviis siis maailmas üldse. Ja see on pea 100 korda turvalisem kui autoga sõitmine. Ehk siis, kui keegi kunagi teie tuttavatest kardab lennata, aga talle väga meeldib autoga sõita, siis see on miski, mida te võite talle lohutuseks kindlasti öelda. Aga lisaks nendele ametkondadele on siis ka ju päriselt lennundusettevõtted ehk siis operaatorid. Ja Eestis tegutseb circa selline 30 lennundusettevõtet või ettevõtted, mis siis on otseselt lennundusega seotud. Ja siis ma olen välja toonud ka mõned ettevõtted, siin ei ole kindlasti kõiki, aga natukene silma alla siia. Mõni ettevõte võib olla natuke tuttavam kui teine, aga Eestis on need ikkagi üpriski palju, aga võiks alati rohkem olla. Ja nemad siis tagavadki kogu selle
lennundusliku ökosüsteemi toimimise, sest et nemad on need teenusepakkujad, kes toovad selle teenuse päris kliendini kätte. Tänu neile me saame lennata, meil on turvaline õhuruum, meil on väga äge, meil on Euroopa üks mugavamaid lennujaamu, üks kodusemaid, vist on mitu aastat tituleeritud sellega täitsa ja kõike muud. Aga mida ma tahaksin siinjuures välja tuua, on näiteks see, et võite märgata, et siin on justkui 2 Tallinna lennujaama logo, aga üks neist on Tallinna Airport GH, ehk siis nad ei ole sama ettevõte. On siis Tallinna lennujaam ja Tallinna lennujaama ground handling ehk maapealne teenindus. Ja lisaks sellele on Eestis väga mitu era- ja ärilennundusega tegelevat ettevõtet, nagu näiteks X-Fly, Porto Aero ja Panaviatic. Ja meil on ka mitu mehitamata lennundusega tegelevat ja seda valdkonda arendavat ettevõtet, nagu näiteks Gratworks, Hepta, SkyCorp, Triad Systems ja veel palju muud. Kõige suurem Eesti lennundusettevõte on Magnetic MRO, kes tegeleb siis õhusõidukite hooldusega, kuid mitte ainult. Neil on ka õhusõidukite liisimised, kõik sellised erinevad valdkonnad, interjööri loomine ja väga palju muud. Neil on neid tütarettevõtteid väga palju, mistõttu nad on väga atraktiivne hooldusbaas kõikidele siis lennuettevõtetele üle maailma. Aga kui me räägime natukene numbritest, siis lennundusvaldkond toob Eestis aastas umbes 400 miljonit eurot maksutulu. Kui me mainisime, et otseselt seotud ettevõtteid on 30, umbes niimoodi pluss-miinus natukene, siis need 30 ettevõtet pakuvad tööd 2200 inimesele, aga kaudselt seotud ettevõtteid on circa 100 ringis ja nemad pakuvad tööd juba 13 000 inimesele. Ja siit võime veel edasi minna ka valdkondade juurde, mida lennundus tegelikult väga palju puudutab, millest üks põhilisemaid on turism, aga lisaks ka kaubandus. Ja turism on üks laiemaid valdkondi üldse. See pakub tööd tuhandetele inimestele veel. Nii et lennundus on justkui kogu selle toimiva ökosüsteemi alus ja nii äge on lennundusvaldkonnas olla. Kui me räägime lennundusettevõtetes Eestis, siis mõned aastad tagasi loodi selline organisatsioon nagu Eesti lennundusklaster, mis siis justkui hõlmab kõiki lennundusvaldkondi ühes. Ta on siis selline katuseorganisatsioon, mis kutsub kõik sama valdkonnaga tegelevad ettevõtted siis selle koondorganisatsiooni alla, et siis ühiselt luua Eesti lennunduspoliitikat. Ja nad ongi justkui siis aitavad siis nagu teed rajada ja natukene tuua võib-olla Eestit maailma lennunduse kaardile rohkem, sest et tegelikult meil on seda potentsiaali siin väga palju. Ütleksime, et umbes 2 korda rohkem, kui seda tegelikult ära kasutatakse, aga pole hullu, küll me kasutame. Kui me räägime natukene täpsemalt kõikidest lennundusettevõtetest, siis saame neid ka veel liigitada. Meil on lennuliiklusteenuse osutajad, meil on lennujaamad, lennufirmad, hooldusorganisatsioonid, meil on riiklik lennundus ja meil on lennundusharidus ja meil on mehitamata lennundus. Et seda saab veel vägagi mitmeti liigitada. Kui me räägime lennuliiklusteenuste osutajatest, siis Eestis põhiliseks teenuse osutajaks on EANS ehk siis lennuliiklusteeninduse aktsiaselts. Nad juhivad lennuliiklust Tallinna ja Tartu lennuväljadel, Tallinna ja Ämari ühises lähenemisalas ja nad juhivad kõiki ülelinde Eesti õhuruumis. Lisaks sellele osutavad nad ka vajalikke side, navigatsiooni ja seireteenuseid. Nad osalevad õhuruumi korraldamises ja lennuliiklusvoogude juhtimises ja vajadusel osutavad siis ka häireteenust ja lennuliikluse nõustamist. Aga lisaks neile
natukene vähesemal määral on siis siia alla kuuluvad ka Tallinna lennujaam, Eesti õhuvägi ja Keskkonnaagentuur. Tallinna lennujaam siis pakub lennuinfoteenust Kärdla, Kuressaare ja Pärnu lennuväljal ja nad pakuvad ka side- ja navigatsiooniteenuseid Tallinna lennujaamas. Ja Keskkonnaagentuur KAUR pakub siis aeronavigatsiooniteenuseid ehk siis meteoroloogiateenuseid ja kõik sellega seonduv. Ja Eesti õhuvägi vastutab siis kõikide lennujuhtimis, side- ja navigatsiooni ning meteoroloogiateenuste eest Ämari lennuväljal ehk siis neil on eraldi oma lennubaas. Kui me räägime Eesti lennujaamadest ja lennuväljadest, siis neid on rohkem kui mina isiklikult enne kooli tulemist oleksin osanud arvata. Täpsemalt siis on Eestis üks suur põhilennujaam, mis asub Tallinnas, nagu ilmselt kõik teavad, aga lisaks sellele on ka 4 regionaalset asfaltkattega lennujaama, kus siis toimub ikkagist pidev lennuliiklus. See on siis Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Kärdlas. Ja üks militaarotstarbeline lennubaas, mis siis on Ämaris. Aga lisaks neile on veel hulgaliselt murukattega lennuvälju Eestis. Ja selle kaardi ma kunagi lõin, see ei ole enam just kõige parem kaart, aga kunagi ma lõin selle regionaallennujaamade seminari tarbeks, et illustreerida, palju siis on tegelikult Eestis neid regionaallennujaamu. Ja endalegi üllatuseks siis neid oli tolleks hetkeks 23. Ja see oli miski, mis mind täitsa pahviks lõi, sest ma ei oleks osanud oodata, et neid on päriselt nii palju. Ehk siis seda potentsiaali on tegelikult väga palju. Kui me ütleme näiteks, et te tahate lennata Tallinnast Viljandisse ja te ei viitsi bussiga 3 tundi tiksuda, siis lennukiga saab palju kiiremini ja see võimalus on tegelikult olemas, kui teil on eralennuk või kui teil on head sõbrad või kui te tellite teenust. No see natuke maksab, aga see võimalus on ikkagi teoreetiliselt olemas ja praktiliselt ka. Aga kui me räägime üleüldiselt lennujaamast, mis on lennujaam, siis lennujaam on taristu, kus toimub reisijate, pagasi ja lennukite teenindamine. Ja see on justkui selline sõlmpunkt, kus kõik lennundusega seotud ettevõtted, siis nende põhimõtteliselt töö kõik koondub sinna. Ja selline tore koht, kus alati käia ja kust alati ära lennata. Kui me räägime lennufirmadest Eestis, siis lennufirmad kui siis nagu lennuteenust pakuvad lennufirmad. Põhiteenused, mida siis pakutakse, on liinilennud, charterlennud, kaubalennud, ärilennud, samamoodi ka koolituslennud. Aga lisaks sellele pakutakse ka lennukite liisimist näiteks teistele lennufirmadele. Ja seda pakub näiteks X-Fly, Smartlinks ja Airest Eestis. Aga tähtis on teada, et lennukiga ei saa teenust pakkuda päris igaüks. Eestis annab Transpordiamet välja lennuettevõtja sertifikaadi, mis siis tõendab ära selle, et lennuettevõtja on piisavalt pädev seda teenust osutama. Et ta on ohutu ja seaduskuulekas sisuliselt, et kõik vajalikud protseduurid on täidetud ja tõesti, et igaüks ei või oma põllu pealt õhku tõusta ja selle eest hakata raha küsima, vaid on oluline, et nad ikkagi teavad ka, mida nad teevad. Ja õiguse vedada reisijaid posti või kaupa tasu või rendi eest on siis selle jaoks on vajalik lennuettevõtja lennutegevusluba ja selle loa väljastab Eestis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ja Eestis on circa selline 10 lennufirmat, kes omavad sellist sertifikaati. Nendeks on siis Nordica, X-Fly, Nixair, Smartlinks, Airest, Diamond Sky, Panaviatic, Fortaro, Bakker Avio ja Aerocopter. Lisaks lennufirmadele, nagu me teame, autod vajavad remonti ja samamoodi vajavad ka lennukid. Ja mitte ainult remonti, vaid hooldust ja kuna tegemist on
ikkagist nii massiivse objektiga, siis ta vajab regulaarset hooldust, natukene rohkem hooldust võib-olla kui auto. Aga hooldusorganisatsioone siis Eestis on päris mitu tükki. Kõige suurem neist on Magnetic MRO, sellest enne vist põgusalt sai natuke mainitud ka midagi, aga neid on natukene veel. On ka näiteks X-Fly Maintenance, on Panaviati, Kairest, Fortaera, Nixer, Baker Avio ehk siis ettevõtted, kes ise pakuvad oma lennukitele hooldust. Ja neilt saavad ka muidugi teised seda osta, aga põhiliselt nad pakuvad teenust ainult enda ettevõttele. Aga Magnetic MRO, kes siis on kõige suurem hooldusorganisatsioon Eestis ja ka Nordic Aircraft Service, nemad siis pakuvad lisaks õhusõidukite hooldusele veel teisi tehnilisi tooteid ja teenuseid. Nendeks on siis näiteks, ütleme näiteks lennukite värvimine. Et kui te olete näinud Eesti, Läti ja Leedu lipu värvides lennukeid kuskil Tallinnas või siin lähiriikides, siis need värviti täpselt siin Tallinna lennujaamas Magnetic MRO angaaris, mida siis on näha ka siin selle esimese pildi peal. Ja hooldusorganisatsioon siis üldiselt ongi sertifitseeritud ettevõte, mis siis hooldab ärilises lennutranspordis kasutatavaid õhusõidukeid. Kui me läheme edasi, siis me saame rääkida veel natukene ka riiklikust lennunduses. Eestis on 2 riiklikku organisatsiooni, kellel on oma lennupark, siis selleks on Õhuvägi ja Politsei- ja Piirivalve lennusalk. Ja nemad siis, Õhuvägi ehk siis nagu militaartegevuse tarbeks ja Politsei- ja Piirivalveamet siis, ütleme, nemad otsivad siin kadunud inimesi ja käivad piiri kontrollimas ja nagu ikka. Ja jõuamegi lennundushariduseni. Eestis pakub kõige paremat lennundusharidust Eesti Lennuakadeemia. Aga lisaks Eesti Lennuakadeemiale on meil ka teisi haridusasutusi. Meil on näiteks Lennundusmuuseum, kus on, kui keegi pole käinud, siis ma väga soovitan minna kindlasti. Seal on väga palju harivaid eksponaate. Ja lisaks neile on veel Baker Avio ja Tallinna Tehnikaülikool, kus siis on ka selles mõttes pakutakse mingil määral justkui seda hariduspoolt just. Ja lisaks sellele, et pakutakse teoreetilist haridust, on võimalik õppida ka lihtsalt piloodiks, olgu selleks siis lennukipiloot või kopteripiloot. Ja seda saab teha näiteks sellistes ettevõtetes nagu piloodikool, Nordic Aviation Academy, on Diamond ATO, siis on muidugi Baker Avio ja Eesti Lennuakadeemia siis koostöös Baker Avioga pakub ka ikkagist. Aga Eesti Lennuakadeemia, siit ikkagist algab kogu Eesti lennundus. Siit see tuumik tuleb, siin on kõige parem haridus, meil on kõige pädevamad õppejõud ja meil on kõige vingem koolielu ka. Ja mehitamata lennundus, mis on üliäge valdkond, see on väga kiiresti arenev. Samamoodi tulevikus prognoositakse täiesti miljoni äriks. Eestis on väga mitu ettevõtet, kes juba sellega tegelevad. Üheks neist siis on näiteks Gratworks. Seda on siis esimesel pildil näha. Nemad tegelevad metsatulekahjudega ja neil siis on arendusjärgus süsteemid, et siis nagu kaardistada ja ohjeldada metsatulekahjusid. Lisaks neile on ka näiteks Treot Systems, kes siis tegeleb militaardroonide arendamisega ja SkyCorp, kes siis näiteks arendab vesiniktehnoloogial baseeruvaid droone. Ja on ka näiteks Hepta Airborne ja kindlasti neid on veel. Vot nii. Ja minu poolt vist hetkel kõik. Kui teil on küsimusi, siis ma jätsin oma kontakti siia alla. Siin on siis minu email, minu LinkedIn, et võite julgelt kirjutada. Vastan kõigile ja ainult taevas on piir. Ehk siis ma loodan, et te saite midagi huvitavat ja uut enda jaoks teada. Et see presentatsioon, kus olid enamasti ainult pildid, natukene aitas teid ka, võib-olla tõi natukene parema arusaama või justkui kuva silme ette ja aitäh minu poolt.